Tere hommikut kõigile! Erinevalt oma tavalistest loengu algustest ei saa ma öelda tere paljud minu õpilased ja kaastöötajad. Täna ma pean vist ütlema pigem paljud minu eakaaslased. Nii või teisiti, lugupeetud kuulajad. Minu ettekandele tegi lugupeetud minister juba reklaami. See on tõepoolest statistiline ettekanne, kus ma teatud raamid tahan paika panna, et me näeksime, kus me oleme, muuhulgas mitte ainult ruumis, vaid ka ajas. Aga mida ma kohe pean ütlema, et tulevikuprognoosi ma siin ei esita. Ja samuti pean ma eelkõnelejale kahjuks ütlema, et näpunäiteid ma ei anna. Ma ei püstita küsimust, miks. Ma arvan, et küsimuse ja vastuse, miks, annavad järgmised ettekandjad. Nii, kõigepealt ma räägin siis sellest peamisest põhjusest, miks see temaatika üldse oluline on. See on elanikkonna vananemine ja rääkides Euroopast, tahan ma ka Eesti kohta tuua üsna pikaajalise vananemisprotsessi kohta teatud pildi. Nüüd edasi siis tööhõivest. Nii, kõigepealt tööhõivest üldiselt, seejärel siis ka eakamate tööhõivest ja lõppude lõpuks mitte küsida, mis pärast teatavad tegurid mõjutavad, vaid selgitada, kas mõned oodatavad tegurid tõepoolest tööhõivet mõjutavad. Ja need on siis loomulikult ühest küljest oodatav eluiga, teisest küljest oodatav tervena elatud aastate arv ja kolmandaks ka elukestev õpe. Sest arusaadavalt töötamise eelduseks on esiteks üldse elus olemine, teiseks terve olemine ja kolmandaks ka vajalikud oskused. Nii et niisugune on siis see minu ettekande üldine skeem ja ärge pange pahaks, et ettekandest väga suur osa on siis numbrid või numbrite illustratsiooniks teatavad pulgakesed. Niisiis elanikkonna vananemine Euroopas ja Eestis. Nii, ma näitan siin siis Eesti kohta on meil väga huvitavalt olemas 130 aasta andmed. Nii, ja see näitab mediaanvanust. Mis see mediaanvanus on? See on mul ka paberi peale ära seletatud. Ühesõnaga, väga lihtne on seda ette kujutada nii, et kõik Eesti elanikud pannakse vanuse järgi ritta ja võetakse siis sellest reast täpselt see keskmine. Nii, ja nüüd on siis näha, et 130 aastat tagasi oli siis see keskmine mees 23-aastane ja keskmine naine alla 25 aasta. Täna on keskmine mees 36-aastane ja keskmine naine siis 43-aastane. Niisiis ma peaksin parandama, enamik ei ole mitte üle 50-aastased. Enamik on meist praegu siiski üle 40-aastased, kui me võtame mehed ja naised kokku. Nii et jah, niiviisi on siis see mediaanvanus muutunud. Siin on üks väga suur jõnks sees meeste osas. No me saame aru, sõja ajal suur hulk mehi lõpetas oma elutee enneaegselt ja peale kasvasid noored poisikesed selle tõttu, siis sel hetkel oli meeste puhul mediaanvanus väiksem. Ühesõnaga, tegelikult mediaanvanust mõjutab kaks asja. Üks asi on see, et kui keskmine oodatav eluiga on pikk, siis on see mediaanvanus kõrge ja teiseks, kui sündimus on madal, ka siis on mediaanvanus kõrge. Nii, ja muidugi, mis siit siis on näha, et
et väga kiiresti on viimase 20, eriti viimase 10 aasta jooksul Eestis mediaanvanus kasvanud. No väga tugev põhjus on siin olnud siis keskmise eluea kasv, aga samuti ka madal sündimus. Nii, nüüd siis vaatame, kuidas on Eesti seis kogu Euroopaga võrreldes. Meil on Eurostati andmed olemas. Me näeme, et Eesti on üsna keskmisel kohal. Nii, siin ta siis on keskel. On riike, hakkab peale Saksamaast, kus on eluiga kõrge ja sündimus madal. Seal on mediaanvanus kõrge ja siis on siin niisugused, need on ka Euroopa riikidena arves, olgu siis Moldova, Aserbaidžaan, kus see on hästi madal, sest sündimus on veel olnud kõrge, hetkel enam ei ole, aga keskmine eluiga on madal. Nii et niisugune keskmine seis selle keskmise eluea osas ei ole põhjust öelda, et Eesti oleks hirmus kiiresti vananenud, kuigi vananemisprotsess on suhteliselt kiire. Nii, nüüd eakate ja noorte suhtarv. Siin ma võtan mitte need nii-öelda päris tavalised näitajad, vaid võtan niisugused näitajad, mida ma saan Eesti kohta võtta tõesti jällegi 130 aasta tagant. Ja nimelt ma võtan siis suhtarvu, mis siis, nii, see on siis siin. Ühesõnaga, ma võtan vähemalt 60-aastaste ja kuni 20-aastaste suhtarvu. Niisiis võtame ühte poole siis need 60-aastased ja vanemad, vanahärrad ja vanaprouad ja teisele poole siis kuni 20-aastased noorukid, noormehed, neiud ja lapsed. Nii. Ja nüüd, kui me vaatame, kuidas oli olukord 130 aastat tagasi, siis oli see eakamate rühm 5 korda väiksem kui nooremate rühm. Nii, siis kuski paarkümmend aastat tagasi hakkasid need vahekorrad muutuma. Ja täna on nõnda, et see eakate üle 60-aastaste rühm ja see alla 20-aastaste rühm, need on praktiliselt võrdsed Eestis, aga nad on üsna erineva soostruktuuriga. Ühesõnaga, kui me vaatame neid prouasid, siis tuleb välja, et on 7 prouat, siis üle 60-aastaseid 5 neiu ja tüdrukukese kohta. Nii, härrade puhul on olukord natukene teine, seal on siis 4 vanahärrat 5 noormehe ja poisi kohta. Nii, aga nagu me näeme, see on väga oluliselt need arvulised vahekorrad muutunud. Niiviisi. Nüüd, kui me räägime naiste ja meeste vahekorrast, siis on ju meil hästi teada, et tegelikult poisse sünnib rohkem. Ja kui kunagi räägiti sellest, et iga neiu jaoks noormeest ei ole olemas, siis vastupidi, isegi veel noormehi on rohkem kui neiusid. Aga need vahekorrad siis muutuvad, nii kuskil 35-40 aasta vanuses siis võrdseks ja siis edasi hakkab eakamate prouade ülekaal väga kõvasti kasvama. Siin on see punane joon, see näitab tänapäevast olukorda. Ühesõnaga, siin see protsess on väga niisugune korrapärane, siin mingisuguseid nii-öelda välismõjusid ei ole, on selge, on siin tervisekäitumine, ohukäitumine, kõik muu, mis pärast tõesti see meeste arv alates siis 40-st, eriti järsult aga enam kui 60-ste hulgas hakkab kahanema võrreldes naiste arvuga. Sinine joon näitab olukorda 40 aastat tagasi. Siis oli meeste ja naiste vahekorda
mõjutas veel küllalt tugevasti sõjamõju, aga tänapäeval seda enam ei ole. Ühesõnaga, tegelikult see meeste-naiste vahekord tänapäeval on ikkagi ainult tingitud nii-öelda elulaadist, kõigist muudest asjadest. Nii, see on siis nüüd taustaks vanuse kohta. Nüüd siis tööhõive. Tööhõive, siin on siis kõik need graafikud, mis ma toon, nendel on siis Euroopa 30 riigi andmed, need on Euroopa Liidu riigid, Norra, Island ja Šveits. Nii, kusjuures kõigile nendele graafikutele on siis pandud mehed sinise joonega, naised punase joonega ja nad hakkavad peale nii-öelda kõrgema tööhõive riigist. Nii, tööhõive üldiselt Eestis on ta siis nii-öelda allpool keskmist. Eesotsas on Šveits, Norra, Põhjamaad, nii, ja tagaotsas on siis Lõuna-Euroopa, Ungariga, nii, ühesõnaga Eesti on niisugusel keskmisest veidi kehvemas seisus. Nii, need protsendid võivad tunduda natuke häirivana, siin on lihtsalt meeste protsent ja naiste protsent kokku liidetud, nii et selle tõttu siis 110, see vastab siis olukorrale Ungaris, kus 60% meestest ja 50% naistest on siis tööhõive. Nii, ja nüüd on niisugune huvitav asi, meeste ja naiste tööhõive erisused Euroopa riikides, mis ka sellelt graafikult välja tulid, on siis see, et mitte ainult Eestis, vaid ka teistes Balti riikides on meeste ja naiste tööhõive väga ühtlane. Ja see läheb läbi kõigi vanuserühmade. Nii, seevastu Lõuna-Euroopas on naiste töötamine suhteliselt nii-öelda erandlikum, kuigi igal pool ikkagi 50% või üle selle, ja see ulatub ka jälle läbi kõigi vanuserühmade. Nii, nüüd järgmiseks ma räägin siis nüüd juba nii-öelda meie sihtgrupist 50–74 aastaste tööhõivest. Siin on riikide järjestus on sama, aga nagu näha, ei ole see tööhõive enam kaugeltki mitte sama. Nii 50–74 aastastest nii-öelda üle poole töötab ainult suhteliselt vähestes riikides. No siin on siis eeskätt Island, Šveits, Norra, Rootsi. Nii. Eesti on selles osas nii-öelda paremal kohal kui üldise tööhõive osas. Eesti on tegelikult, eks ole, Eestile vastab siin see joon ja see on juba enam-vähem keskmine. On üsna palju neid riike, kus nii eakate tööhõive on madalam kui Eestis. Niiviisi. Ja siin siis ongi, et Eesti on nüüd juba 11. kohal. Nii, kui ta varem oli siis allpool keskmist, siis nüüd on ta 11. kohal. Ja jällegi on nõnda, et just nimelt Põhja-Euroopa on aktiivsem, Lõuna-Euroopa vastupidi vähem aktiivne. Nii, nüüd kui me jällegi vaatame, eks ole, on Põhjala riigid, Balti on Põhjala riikide hulgas, kus on siis ka meeste ja naiste hõive näitajad sarnased ja mida rohkem lõuna poole, seda rohkem naised eelistavad kodus olekut. Kas eelistavad või nad on sellesse olukorda pandud. Nii, ja nüüd siis veel üks samm edasi, nüüd vaatame mitte enam kui 50-aastaseid, vaid võtame 65-aastased. Tähendab, põhimõttel nad ei ole üldiselt kõneldes, ei ole riikide järgi võetud riigi konkreetset pensioni ja piiri, vaid nad on praegu kõik võetud vähemalt 65-aastased. Nii, ja nüüd me näeme järgides jällegi seda sama algset järjestust, et erisused on veel märksa palju kasvanud. Erakordselt töökad on eakad islandlased. Ikka jälle on tipus Šveits, Norra,
aga täiesti kummalisel kombel on ka Portugali eakad üsna töökad. Nii, no Eesti on siin jällegi, kuigi võrreldes Islandiga on see tööhõive, eakate tööhõive mõne märgatavalt madalam, kuid riikide järjestuses oleme me ikka jälle esimese kolmandiku hulgas. Ka 65 ja enama aastased töötavad Eestis suhteliselt aktiivselt. No nüüd oleme 9. kohal. Ja samas ühest küljest Lõuna-Euroopa, aga teisest küljest ka Ungari, Slovakkia, Belgia on riigid, kus pensioniealised, või see tähendab tegelikult enam kui 65-aastased, eriti aktiivselt ei tööta. Ühest küljest on siin võib-olla mingisugused traditsioonid taga, teisest küljest on üldse tööhõive madalam, aga võib-olla ka on lihtsalt elujärg nii hea, et nagu ei tunta selle vastu huvi. Aga minu asi ei ole vastata küsimusele miks. Nii, nüüd meeste ja naiste suhe muutub mida kõrgemat earühma me vaatame, seda nii-öelda erinevamaks see muutub, seda väiksem on naiste tööhõive võrreldes meestega. Ja jällegi tuleb öelda, et Eesti ja Läti ja samuti Island on need riigid, kus ka üle 65-aastaste puhul naised on võrdlemisi sarnase tööhõivega võrreldes meestega, aga ikkagi juba see erinevus on sisse tulnud. Nii, ühesõnaga niisugune on siis see üldine pilt. Ja nüüd siis ma küsin, mis mõjutab? See küsimus ei ole mitte see, miks, sest nii-öelda põhjuslikku seost ma ei oska öelda, aga küll ma võin selgeks teha teatavad statistilised seosed. Nõnda, no üks asi on keskmine eluiga. No võiks oletada, mida kõrgem see on, seda rohkem eakaid on hõivatud. Nii, no siin me teame, traditsiooniliselt on Eesti hoolimata keskmise eluea kasvust viimasel ajal ikkagi üsna tagasihoidlikus rollis. No meeste eluea poolest tagant 4. kohal, no naiste eluiga on mõnevõrra parem, aga ikkagi koht on kehv. Niiviisi, nüüd tegelikult kui me kontrollime, ega siin märkimisväärset seost ei ole. No korrelatsioon on siis mingisugune 0,3, ütleme meeste puhul ta veel pisut kirjeldab, naiste puhul hoopis mitte. Nii, no võiks oletada, et mõnevõrra olulisem on keskmine tervena elatud eluiga. Nii, näitaja, mida ka ütleme juba viimaste aastate jooksul ka Eestis on hinnatud ja mille poolest me jällegi oleme üsna kehvas seisus, siin tagant kolmandad. Nii, no kuidas see mõjutab? No ilmselt ta väga palju ei saa mõjutada, sest kui me oleme pingerea lõpus ühe näitaja poolest ja teise poolest eespool nii-öelda keskmist taset, siis nagu ta ei peaks väga mõjutama. Selgub siiski, et meeste tööhõive puhul on see siiski arvestatav näitaja. Ta on üks kaasarääkivatest teguritest, kaugeltki mitte kõige olulisem. Kõige olulisemaid me ei tea, aga ta siiski räägib kaasa. Niiviisi, nüüd elukestev õpe. Siin ma siis näitasin veel ka seda, kui palju on jäänud elada aastaid, siis keskmiselt neid vastavalt siis 65-aastastele, nii, ja ka see on siis üks teguritest, mis kaasa räägib. Ja nüüd siis õpe, elukestev õpe. No, võiks oletada, et siin on mõju muidugi vastastikune. Ühest küljest on selge, et elukestev õpe on nii-öelda teatavaks soodustavaks teguriks töötamisele, aga teisest küljest ka töötajad on kindlasti märksa aktiivsemad õppijad. Nii et siin ei saa me rääkida kindlasti mitte ühepoolsest mõjust, vaid vastastikusest mõjust. Nii, no siin on sellel
graafikul on siis elukestev õpe ja kusjuures siin see on natuke teistsugune graafik kui teised, siin on ühest küljest elukestev õpe nii-öelda kõigi või enam-vähem kõigi tööealiste jaoks ja teine tulp siis, mis siit edasi läheb, see heledam, see siis näitab vähemalt 50-aastaste elukestvat õpet. No näha on, et ega need kaks näitajad on nii enam-vähem ühteviisi muutuvad, kus ikkagi õpetamine üldiselt on kõrgel järjel, seal õpetatakse ka neid eakamaid ja kus ta on madalamal järjel, seal ei ole ei eakate ega ka tööealiste puhul tase kuigi kõrge. Nii Eesti on jällegi üle keskmise tasemel nii hästi kõigi kui ka eakate õpetamise juures, kuigi muidugi jääb märgatavalt taha Taanist, Islandist, Šveitsist ja Rootsist, aga ikkagi mitte sugugi nii-öelda eriti halval positsioonil. Nii, ja nüüd siis, kui vaadata meeste ja naiste õppimist, siis on näha, et kui tööhõive osas olid mehed naistest eespool, siis õppimise osas on vastupidi ikkagi naised märksa aktiivsemad ja ärksamad kui mehed. Ja siin ei saa mitte seda aluseks võtta, et naiste haridustase oleks madalam, sest Põhjamaa riikides, eriti Eestis, Lätis ja nii edasi, on naiste haridustase pigem kõrgem, aga see ongi niisugune näitaja, mis tõepoolest on seotud haridustasemega. Nii, ja nüüd siis, mis siin mõjub? Selleks ma siis tegin ka ühe niisuguse väikese lineaarse mudeli, kus ma siis kõik need mõeldavad tegurid kaasa võtsin ja selgus, kõige tugevamini mõjutab eakate töötamisaktiivsust hõivatus eelmises vanuserühmas. Nii, ja lisaks sellele on arvestatav mõju elukestval õppel ja meeste puhul on oluline ka tervena elatud eluaastate arv ja eriti ootused tervena elatud eluaastatele pensionieas. Tänan.